olen Mõisakülast just. Ja selles mõttes mulle on nagu see regionaalne areng või regionaalne taandareng seal silma ees väga hästi, nii et mul ei ole vaja kellelgi rääkida, kuidas nagu koha peal elu toimub, nii et ma näen seda seal küllalt tihti nüüdki. Aga täna oli niimoodi, et ma katsun seista kuskile külje peale. Oli mul palve oli nii, et ma räägiks kõigest järgi mööda, et räägiks kõigepealt natukene, mis toimub maailmas ja siis, mis toimub Eestis ja siis võiks rääkida, et mis toimub või kuidas võiks nagu olla mingid asjad paremad. Ja nüüd selle tänase jutu mingi struktuur või ülesehitus võiks olla selline, et ma püüan siin algul rääkida natukene sellest, et mis siis maailmas toimub üldse. Ja ka seda tausta, et miks näiteks meil ka toit kallimaks läheb või küte kallimaks läheb, et see ei ole mitte ainult teema selles, et Eestis kuidagi keegi on väga ahne, vaid et see, mis Aasias ja tärkavates majandustes toimub, et see mõjutab ikka väga kõvasti hindasid siin. Ja siis ma räägin nagu Eestist ja sellest, mis siin on kohandumine toimunud. Ja siis mul oli siin optimisti ja pessimisti vaated ja siis mul oli seal lõpus veel, ma lugesin nüüd paar päeva tagasi päris põhjalikult läbi ühe dokumenti, mida ma teil soovitan ka, kui teil huvi on lugeda. See on riigi eelarvestrateegia ja see ilmus 3 päeva tagasi välja või 4 päeva tagasi. Ja see on Rahandusministeeriumi kodulehe peal üleval. Ja ma mõned pildid siia panin, tegin sealt endale, aga ma soovitan seda lugeda, sest see on üks dokument, mis koos koalitsioonilepinguga on üks väheseid strateegiaid, mida ellu viiakse. Sellepärast, et kõik teised strateegiad on sellised, mida võidakse kõrvale panna, aga neid 2 dokumenti vaadatakse koos ja neid tehakse ka selle järgi, nii et ma näitan sellest pilte. Nüüd, et päris pihta hakata väga kaugelt, siis siin on mul pilt, kus on näidatud maailmamajanduse kasvunumbrid ja ka kahanemise numbrid ja siit ma olen siin kunagi käinud siin samas Olusveres ka rääkimas enne ja siis oli juttu, et maailma majanduse seda kriisi saab erinevate tähtedega kirjeldada. Ja siis räägiti uust ja ellist ja veest ja siis nüüd viimane selline jutt on olnud ruutjuurest ja siin selle pildi peal on see ruutjuur väga hästi näha, et ongi enam-vähem ruutjuure märgi moodi see olnud. Ja nüüd prognoos 2012 on siin need vahemikud on päris suured, optimistlik, pessimistlik ja keskmine. Ja nüüd see pessimistlik eeldused on seal sellised, et Euroopa võlakriis paneb uuesti nagu lahvatab, et seda ei suudeta reguleerida ja et siis kogu maailmale mõjub see väga halvasti. Ja see keskmine selline arengustsenaarium seal kuskil 2% kasv, et see on nagu selline realistlikum arve. Nüüd siin järgmise pildi peal, mille ma siiski jätsin, ma peitsin siin hulga pilt ära, nii et pärast te saate vaadata rohkem pilti. On erinevad värvid ja siin see tulba võrgus näitab siis, et kuidas erinevad riigid võiksid panustada maailma kasvu. Ja see sinine osa siin all on siis need praegused rikkad riigid ja kõik, mis on seal peal, on tärkavad majandused. Ja praegu on selgelt seis niisugune, et umbes 2/3 maailma majanduse tulevasest kasvust juba praegu tuleb seal. Ja kui veel natuke aega edasi läheb, siis 3/4. Ehk need lääneriigid lihtsalt taas toodavad eelmist taset, aga täiendavat kasvu sealt enam ei tule. Ja sealt tuleb edasi terve, siin ei ole nagu koht võib-olla pikalt seda arutada, aga selle üle, et kas üldse majanduskasv niisugusel moel ongi õige mõõdik nendes riikides, mis on rikkamad riigid. Või tuleb seal hoopis uut sorti mõõdikuid hakata kasutama. Ja siin see väärtuste jutt ja see, mida siin rääkis professor Marju Lauristin enne, see tegelikult on seotud sellega, et need täiesti teised asjad muutuvad siis tähtsaks. Ja siin on selge, et see, mis nüüd toimus, see kriis, see ainult kiirendas seda, et Aasia muutub maailmas väga suureks majandusjõuks. Ja see Aasia selline tõus on küllaltki nagu selline vääramatu protsess, et ega siin me peame sellega lihtsalt kohanduma. Ja miks see nii on, see on loomulikult väga suures osas puhas selline, ütleme ka demograafia, aga mitte ainult, see on ka paljudes riikides Aasias päris tark riigi juhtimine. No siin on üks keerulisem pilt, aga see EM on ingliskeelne emerging markets ehk tärkavad majandused. Ja siin on siis väga lühidalt öeldes, 90. aastal olid nad mingi 42% kogu maailma majandusest,
siis 52 ja arvatakse, et 2030 on 70. Ehk maakera pöörab itta, nii et me võime seda siin päris kindlasti öelda. Nüüd see protsess, et maakera niimoodi itta pöördub, tekitab tohutut survet nii toiduhindadele, energiahindadele ja siin on päris pikalt 10-11 aastat näidatud toidukaupade hinnaindeksid ja naftaindeksid. Siin kriisi ajal toimus väikene langus ka toiduhindades, aga kui me siia paneksime joonlava peale, siis me siit peaaegu võiks lineaarse sellise seose võtta, et iga aasta tasapisi kogu aeg toidukaubad lähevad kallimaks. Ja see on ühelt poolt probleem, teiselt poolt ka võimalus. Ja ma olen selle teemal, võime teinekord rääkida pikemalt, et see toidukaupade nõudluse kasv on ka Eesti jaoks suures osas ka võimalus. Ja praegu siin just tuli see piimastrateegia, piimanduse strateegia välja. Ma mäletan hästi, kui siin Aivar Hälmiga rääkisin, kes oli Põlva pealik sellel ajal Põlva piimal. Ja tema ütles ka siis, et kui kvoodid ära kaovad, kui liberaliseerimine maailma majanduses toimuks, võiks Eesti rahulikult 2 korda rohkem ka tulevikus piima toota. Ja eks me näeme, mis hakkab juhtuma tulevikus. Aga potentsiaali mõttes igal juhul see on trend, mis võiks olla meile isegi väga kasulik. Siin on veel näidatud sellised väga pikad prognoosid, mis väga täpselt ka ei ole. Aga näha on, et ka Hiina ja India puhul, mida edasi, seda lühemaks see joon läheb, et Hiina ka ei kasva tulevikus jätkuvalt iga aasta 9 või 10%. Aga ka sellise suure riigi puhul näiteks 4% kasvu on ka ikkagi väga võimas. Ja siin just selle kriisi mõju kohta ma jätsin siiski selle pildi alles, siin on kvartalite kaupa majanduse kasvu numbrid ja siis, kui teised olid siin, näiteks Eesti oli siin -15 hädas siin aastal 2009, kus meie majanduskasv oli -15,4, siis Hiina see kriis väljendus selles, et nende kasv oli +6. Nii et 10 asemel, 11 asemel oli neil +6, see oli kõige hullem kriisiaegne. Et see siseturg ja väga suur tarbimine ka seal sees, see võimaldas neil üle elada selle kriisi ka küllalt hästi. Aga Hiinal on oma probleem. Ja siia ma jätsin selle pildi ikka alles. See on nüüd jälle üks lõpetamata hoone, milliseid on praegu Hiinas üksjagu üleval. Ja see on kinnisvaraturg. Ja see, et Hiina kinnisvaraturg praegu on selgelt juba, hinnad juba langevad. Siin on ka siin külje peal näha, kuidas tasapisi see joon tuleb allapoole. Ja nüüd Hiina riigil on see päris suur teema, kuidas seda kinnisvaraturu sellist langust hoida kontrolli all. Et inimesed seal nagu päris hätta ei satu ja teiselt poolt et pangad kokku ei kuku. Aga kuna Hiinal on praegu reserve, valuutareserve kuskil 3,6 triljonit USA dollarit, kui võtta rahana, mis on üks neljandik Ameerika aasta SKP-st või sisemajanduse kogutoodangust, siis nad ilmselt saavad oma rahaga niimoodi seda ära hoida, et seal protsess nagu päris väljub kontrolli all. Nüüd siin veel on üks konjunktuuripilt, on selline oluline indeks, kus küsitletakse selliseid ostujuhtide indeksiks kutsutakse seda, kus maailma olulisemate firmade ostujuhtide käest küsitakse, mida te arvate. Ja seda korratakse kogu aeg ja samade inimeste käest küsitakse. Ja nüüd seda indeksit vaadata, siis viimane ots seal on selline, et Euroopa siin need jõnksud euroala ja Saksamaa jõnks on natuke allapoole ja globaalne on enam-vähem horisontaalne, et praegu on ta kuskil sellise maailmas tervikuna on sellisel seisus, et veel ei ole nagu aru saada, kummale poole ta pöörab uuesti. Aga igal juhul ta niisuguses seisus nagu 2009 ei ole. Nüüd me jõuame siis Euroopa juurde. Nüüd Euroopa iseenesest on selle kriisi käigus kõvasti raha juurde laenanud, välisvõlg kõvasti kasvanud ja selle tõttu see kogu see probleem Euroopas, kuidas üldse edasi minna, see on ikka tõsine. Ja siin ma jätsin selle pildi alles, kus on hästi palju numbreid, aga ma teile lihtsalt ütlen mõne numbri. Siin on tehtud mul 2010 seisuga, praegu need numbrid on veel suuremad. See on nüüd avaliku sektori võlg ühe inimese kohta kokku. Ja Iirimaal on see number praegu 33 000. Nii et iga iirlase kohta on 33 000 eurot on võlga, pluss intressid tulevad siin otsa. See on nüüd põhisumma. Ja siis tuleb ju see erasektori võlg otsa. Et väga lihtsalt öeldes on võlakoorem ikkagi väga-väga suur. Ja see, et Eestis avaliku sektori võlg on siin väike,
aga erasektori võlg on 10 000 eurot oli eelmise aasta suveks siin see seis. Nii et meil on seda erasektori võlga üksjagu. Ja see avaliku sektori võlg ongi olnud see, mida siiamaani, miks üldse, kuidas sai Euroopa niimoodi elada pikka aega. Aga sellepärast, et olid olemas need, kes olid valmis Euroopale raha andma. Et nad said riigieelarvet miinuses hoida. Aga nüüd teema on praegu selles, et raha ei ole ju ära kadunud, aga nüüd tahetakse palju rohkem raha selle eest, et Euroopale raha antakse. Ja see on palju kallim ja nüüd valitsustel ei ole seda raha maksta. Ja selle peale hakkasid nüüd keskpangad kõvasti raha trükkima või vale on öelda trükkida, nad tegid seda teistmoodi, nad tegid seda läbi laenude. Ja siin on terve rida erinevaid kõveraid, aga siin see, ma võtan siin ühe näite. See on näiteks Euroopa Keskpanga raha bilansi suurenemine, siin lõpus on näha, kuidas see ülespoole järjest läheb, siin on selle Jaapani panga oma, Ameerika Federal Reserve'i oma. Põhimõte on selles, et valitsustel on praegu probleem, valitsustel on eelarved on kõvas miinuses, laen on väga kallis, mida teha? Nüüd, ja omavahel nagu Euroopas ka kuidagi ei ole suudetud ilusti kokku leppida, et mis nüüd edasi saab, on ju, ja nüüd nagu vaadati kogu aeg Euroopa Keskpanga peale, et nemad peaks probleemi lahendama. Ja nüüd Euroopa Keskpank tegi eelmise aasta lõpus ühe sammu, mis on üsna pretsedenditu, kus Euroopa pangad said laenu 1,1 triljonit eurot 1%-ga ja kuni aastani 2014 või 2013 lõpuni saavad nad nii teha. See on tohutu raha, mis pandi praegu antipankadele. Mõte oli väga ilus, mõte oli, et pangad saavad raha ja nüüd nad laenavad seda edasi ettevõtlusele. Ettevõtlus elavneb, inimesed saavad tööd, probleemid nagu leevenduvad. Aga mis nüüd juhtus? No siin mul selle kohta vist, siin on veel see. Ja selle esimese reaktsioonina, kui Euroopa Keskpank selle sammu tegi, siis kõik finantsturud nagu vaatasid, Euroopas tehti väga oluline samm, et nüüd see risk on nagu väiksem ja intressimäärad läksid alla. Siin on näha, kuidas nad siin 2011 lõpus, kuidas nad langesid kõvasti. Ja võib öelda, et see andis teatud hingetõmbe aja. Aga nüüd see, mida arvati, et järgmise sammun on, et pangad laenavad seda ettevõtlusele edasi. Siin on näha, kuidas see pankade laenud Euroopa ettevõtlussektorile 2011 lõpus seal üldse ei hakanudki kasvama. Tähendab, see raha, mis nüüd Euroopa Keskpangast saadi, sellest suur osa pandi Euroopa Keskpanka hoiusele tagasi. Võeti raha ja pandi sinna tagasi, et oma positsiooni lihtsalt tugevdada, finantspositsiooni. Mitte ei kavatsetudki ettevõtlusele anda. Teiselt poolt, mis selle asja juures juhtus, et meie kõik, kes me tahame raha panka, näiteks oletame, tahame panna hoiusele, siis see ei huvita enam pankasid see raha. Sellepärast, et kui ta saab 1%-ga Euroopa Keskpangast võtta raha, piiramatus hulgas, siis inimeste säästuraha teda enam üldse ei huvita. Ja see on väga ohtlik signaal tuleviku mõttes ka. Nii et see on tõsine teema. Ja nüüd, mis Euroopas palju räägitakse, et reaalne kärpimine, kuidas kõik juba toimub tohutult, tegelikult see on täitsa alguses. Ja praegu järjest rohkem arutatakse selle, et üldse, kuidas Euroopa saab kärpida. Et see on väga selline delikaatne teema, et seda tuleb kuidagi nii teha, et populistid järgmine päev valitsusse ei tule. Või veel hullem, et kontroll üldse kaob ära ühiskonnas selle protsessi üle. Ja siin ei saa neid pilte kõiki pikalt nagu kommenteerida, aga kui me vaatame 2012, või võtame näiteks Portugal. Portugali idee oli, et nemad esimese 2 kuuga 2012 vähendavad siis eelarve puudujääki 0,5%. Tegelikult suurenes ta 0,5%. Ehk selle asemel, et miinus 0,5 oli, see eelarve puudujääk suurenes veel 1% võrra. Ehk eelarve puudujäägi vähendamine ei lähe sugugi nii libedalt nagu arvati. Ja nüüd selle konjunktuuri osa peale ka, võib-olla paar sõna siin ma tegin, neid pilte on seal rohkem, on Soome tarbija kindlustunde indeks ja siis on Rootsi ärimeeste kindlustunde indeks. Ja siin need punased on sellised perioodid, kus seis on läinud kehvemaks, siin näiteks selles perioodis ja siin selles perioodis ja teised on paremaks läinud perioodid.
kui me praegu vaatame Soomet ja Rootsit mõlemad, kes on meil väga suured kaubanduspartnerid, siis nende puhul on kindlustunde indeksid läinud kehvemaks. Kuigi viimase paari kuu jooksul, mis siin ei ole veel peal, on nad stabiliseerunud. Aga igal juhul sellist mingit tohutut buumiaega või tõusuaega praegu seal ei ole. Ja kui me nüüd tagasi vaatame meie ettevõtete ekspordi aktiivsusele, siis 2011 oli väga hea aasta ja sellest ma siin pärast näitan ka numbreid. Aga 2012 selline perspektiiv tervikuna nii selline tugev ei ole. Kui nüüd tulla maailma peale tagasi tervikuna, siis prognoos eurotsooni jaoks selleks aastaks on valuutafondil -0,5. Nii et Euroopa eurotsooni kasv on tegelikult kahanemine. Ja selle taga on ühelt poolt, et arvatakse, et kui neid igat laadi kärpeid tehakse, nõudlus väheneb. Ja teiselt poolt ka, et need teised suured turud, kes omavahel on väga tihedalt seotud, Ühendriigid, Suurbritannia, eurotsoon omavahel, et nad kuskil nagu väga suurt nõudlust ei ole. Ja teine trend, millest ma siin enne ei rääkinud, aga Aasia riigid ei vaja enam nii palju Euroopat või Ameerikat nagu varem, vaid nad kauplevad omavahel. Hiina ja India ja Korea ja Taiwan, nad on omavahel väga suur osa kaubandusest toimub seal. Ja see jutt, et kui nüüd Ameerika või Euroopa enam Hiina kaupu ei osta, et siis Hiina enam midagi teha ei saa, et siis tal on suured probleemid, see enam varsti nii ei ole. Tasapisi see läheb hoopis teistmoodi. Nüüd siin on veel viimane selline pikema vaatepilt ja siin veel. Siin on näidatud Eesti eksportpartnerite majanduse kasvu sellist, seal on mingi 11 riiki ja nende kaalutud keskmine. Märtsis 2011 arvati, et 2012 kasv neil on 2%. Augustis arvati siin augustis oli 2, siin oli veel rohkem, 2,5–2. Ja nüüd veebruaris 2012 arvatakse, et nende kasv on 1. Et ühesõnaga need prognoosid on järk-järgult läinud karmimaks ja et need kasvuootused on alla läinud. No nüüd me jõuame siis selle Eesti juurde ka. Nüüd Eesti kohta ma siin panin mingid märksõnad veel aastate kohta, et kuidagi võtta nad kokku. Et kui 2009 oli selline aasta, mille märksõna võiks olla ellujäämine. Ja kes siin ise ettevõtjad on, teavad väga hästi, mis see tähendab. Et see oli see seis, kus oli küsimus, kas olla või mitte olla. Ja need, kes jäid, need jäid ja kes ei suutnud, siis need kadusidki ära. Nii et see 2009 oli täpselt selline aasta. 2010 oli see, kus toimus väga kõva toodete ja turgude ümbervaatamine, tootmise ümberkorraldamine, ka ettevõtte juhtimise ümberkorraldamine. Ja see oli selline stabiliseerimisaasta. Nüüd 2011 oli ekspordipõhise kasvuaasta ja võib öelda ka kasumi võtmise aasta. Sellest ma näitan pärast ka siin pilte. Eelmine aasta Eesti ettevõtlussektor tervikuna kasum kasvas 40%. Loomulikult eelmise aasta tase oli madal, aga kasv oli 40%. Ja nüüd 2012, eriti kui võtta nüüd, kui keeruline see väliskeskkond on, siis võib öelda, et tegemist saab olema tõesti sellise slaalomi aastaga. Mis tähendab, et need ettevõtjad, kes on suutnud oma toodet niimoodi mingi niši peale sättida, ja see segment on täitsa nagu olemas, siis neil võib täitsa hästi minna. Aga sellist üldist, et kõigil läheb nagu hästi, sellist aastat see 2012. Nii, nüüd meie keskkond, mis meil ettevõtjatel oli muidugi ka teistsugune ja võimaldas teistsugust strateegiat. Ja siin ma olen näidanud seda Euroopa miinimumpalga pilti 2011. See oli kuskil märtsikuu seisuga. Nüüd on see muutunud, Kreekas on seda alandatud paar korda juba. Aga sellel ajal, kui te vaatate mingi Prantsusmaa näiteks miinimumpalka 1365 €. Aga alla selle inimesed tööl ei lähe, 365. Ja ma tean seda ka, et Ameerika Ühendriikides töötab iga 4. inimene allpool Prantsusmaa miinimumpalka. Ehk kui Ameerika kehtestaks homme selle miinimumpalga, siis iga 4. ameeriklane oleks töötu. Ja tööpuudus kasvaks siis, mis ta siis on, praegu on ta miski 32% järgmine hommik. Ja see on ettevõtjatel ikka väga keeruline lugu. Ühelt poolt võib öelda, et samal ajal, ma arvan, te olete ka lugenud siin lehest seda ettepanekut, et kehtestada Euroopa ühtne miinimumpalk. Ja seda ma ei kujuta ette, kuidas seda saab teha. Kui mõtleme, ühelt poolt on siin Bulgaaria 123 ja teiselt poolt on Iirimaa 1462, et mis see keskmine siis on? 700.
paneme Eestis 700 miinimumpalgaks homme. Ütleme, et see ongi nii, Brüssel käskis. See ei ole reaalne, tähendab, see ei saa nii olla. Ja veelgi enam, kui te vaatate kõige edukamad riigid, näiteks Saksamaa ja Põhjamaa, neil ei ole niimoodi miinimumpalk fikseeritud. Neil on see läbirääkimiste tulemus. Saksamaa ametiühingutel näiteks on läbirääkimised nende tööandjatega, kus vaadatakse tootlikkuse kasvu, öeldakse, tootlikkus kasvas 3%, järelikult palk võib kasvada seal kuni 3, lepitakse seal vahemikus kokku, tehakse ära. Ja kui ei ole see tootlikkuse kasvu suudetud saavutada, siis ei tõusegi palk. Ja praegu väga vähe räägitakse sellest, Saksamaa edukusest räägitakse palju, aga viimase 10 aasta jooksul Saksamaa töötajate reaalpalk ei ole tõusnud. 10 aastat. See on see tõde tegelikult. Ja see ei ole üldsegi nagu lõbus, aga see on maailma nagu taustas vaja teada, et see nii on. Ja siin veel teise illustreeriva pildina ma näitan seda ka, et see Euroopas läbi selle kriisi praegu palgad kasvasid. Kogu aeg palgad kasvasid. Ükski kord ei ole alla 0 üldse ei ole. Näete, siin on kogu aeg. Mis ma tahan öelda, et see süsteem peaks olema tunduvalt paindlikum. Ja see ei tähenda mitte seda, et seal on anarhia, aga praegu on nii, et on väga pikaajalised palgakokkulepped, mis tahes vahepeal juhtub. Nii peab olema. Ja seda ümber rääkida võtab aastaid aega ja praktiliselt kriis on enne läbi. Ja nüüd edasi, mis meil siis kuidas see kohandumine toimus, siin on näidatud tööjõuindeksit, et aastal 2005 oli siis töötajate arv 100 ja nüüd mis on juhtunud. Võib öelda, et mitu protsenti töötajaid töötab siis järgmisel perioodil ja kvartali kaupa. Ja Eesti on siin see sinine kolmnurk, me näeme, et siin töötlevas tööstuses me olime vahepeal kuskil, kus 24% inimestest olid töötlevast tööstusest lahti tehtud. Sisuliselt neid enam ei töötanud seal. Ja nüüd me oleme tagasi kuskil seal natuke vähem kui 80 juures. Ja nüüd selle 80% inimestega tehakse rohkem tööd kui seal alguses. Ehk selle perioodi käigus tegelikult see tootlikkus kasvas nende inimeste arvelt, kes tööl jäid kõvasti. Ja loomulikult, kui niisugused muutused toimusid mitte ainult tööstuses, vaid ka teistes sektorites, siis see tööhõive määr, mis Eestis vahepeal oli juba päris heal tasemel, see kukkus nagu kivi ja me jõudsime sisuliselt Poolale järgi. Näete, et Poola on tulnud teiselt poolt ja meie oleme tulnud ülevalt poolt ja nüüd me oleme kokku saanud. Ehk Poola hõive on tõusnud, meie hõive on langenud ja üleval on siis Rootsi ja Soome oma sellise paindliku tööjõuturu tulemustena kuskil 70 ja 75% hõive määraga. Ja siin on mul veel täpsemalt need numbrid ka, kuidas see tööstus kvartalite kaupa töötajate arv on muutnud. Ja nüüd, kui vaatame seda tõusunurka, mis praegu sellel väga heal aastal 2011 toimus, siis on väga lauge. Ja ma arvan, et 130 000 inimest, mis töötas meil siin parimatel aegadel tööstuses, praegu nii pea ei ole vaja. Ja see on, siin ma panin veel harude kaupa, tõin selle välja ja värvisin nad eri värvi, et ilusti oleks aru saada. Viimane veer, need, mis on helerohelised, on ainukesed valdkonnad, kus töötajate arv on kasvanud. 2007 versus 2011. Ja on siin elektriseadmete tootjate puhul on see kasv ja siis on 2011 ka metallitööstuses on juures, aga üldiselt on need numbrid seal 80 ja 75 juures. Ja kus on muidugi kõige suurem langus ja mis oli ka ette nagu juba ammu me seda nagu ka arvasime, et see nii läheb, on see tekstiil- ja rõivatööstus, kus on 60 ja 50%, näete 55 on järel tekstiilis, kus on kõva langus toimunud. Aga neid detailsemaid numbreid saate vaadata. Sama asja saab teha tundide järgi, tunniarvestuse järgi ja tunnistatistika on siin mul välja rehkendatud. Ja siin on ka näha sesoonsus algul. Tähendab, varem ilmnes sesoonsus. Ja tähendab, et suvel töötati vähem kui talvel. Ja nüüd on sesoonsus kadunud ja ma olen nagu üritanud ka ettevõtjate käest küsida, et kas siis enam ei ole niimoodi ja tundub, et ei olegi. Tähendab, et peaaegu ei ole. Natukene nagu paistab kergelt seda ka, aga mitte nii nagu enne. Nii, ja nüüd kogu selle 2010-11 selle taastumise puhul oli selgelt näha, kuidas keskne roll oli töötleval tööstusel. Ja see kasv tuli sealt. Tööstus lõi uuesti nagu turud, hakkas uuesti tootma ja tööstusel oli vaja teenuseid
järgimööda, siis hakkasid uuesti teenused käima ja see 2 küüruga kaamel siin on siis see tööstuse seis enne kriisi, langus ja see taastumine. Ja selles mõttes see tööstuse roll on väga oluline. Ja siin ma enne rääkisin, et 2011, siin on nüüd kogu Eesti ettevõtlus. Siin on sees pangandussektor, telekommunikatsioon ja kõik teised ka. Et seda on vaja väga tähtis rõhutada, sellepärast, et kui kasumit rääkida, siis suur osa kasumist ei ole tööstuse kasum, vaid just teenustest. Et kogu kasum Eesti majanduses 2011 oli siis, seal on ka näha see alumine must joon, mis üles tõuseb. Et kasum, vahepeal kasumlikkus kadus ikka täiesti ära, oli väga vilets. Et see on uuesti jõudnud tagasi sinna sellisele tasemele, nagu ta oli seal kuskil 2007 ja töötajate arv kasvas ettevõtlussektoris 4%. Ja siin on nüüd üks huvitav koht, jälle statistika teema ja siin võib-olla siin Mihkel võib kommenteerida, aga minu hüpotees on see, et me räägime kogu aeg, kuidas tööhõive on uuesti nagu paranenud ja kuidas uusi töökohti on loodud ja kuidas tegelikult meil töötajate arv on kasvanud. Kui nüüd hakata vaatama, kui palju ettevõtlussektor on töökohti juurde teinud ja vaadata, mida see tööjõu-uuring teatab inimeste töötamisest, siis need ei lähe kokku. Ja järeldus on see, et ma küsisin ka Eamets Rauli käest, et kuidas see on. Praegu küsitakse inimese käest, kas sa töötad või töötan. Inimene ütleb, töötan. Aga seda ei küsita, kas ta töötab Eestis, Soomes või Iirimaal. Ehk ühesõnaga, inimesed töötavadki, nad ei valeta, ainult et nad ei tööta Eestis. Ehk ühesõnaga väga suur osa sellest tööjõu hõive kasvust on see, et inimesed töötavadki nüüd väljaspool Eestit, sest Eestis ei ole neid töökohti loodud, vähemalt ei tule välja. Näiteks see sama töötlev tööstus on teinud nüüd 2009 kuni siiani välja, on teinud juurde 3000 töökohta, aga enne kaotas ära 36 000. Ehk 30 000 ei ole kuidagi saanud sinna tööle tagasi. Ja küll seal on mikroettevõtted, mida ei kaeta ja see võib kõik olla. Nii. Ja nüüd ma siia jätsin selle tööviljakuse näitaja ka. Sellepärast, et lihtsalt näidata, kuidas 2007 ja 2008 ja see oli see periood, kui meil veel see kinnisvara buum ja kõik see teenuste buum oli, kuidas siis majanduses tervikuna oli see tootlikkuse näitaja kõrgem kui tööstuses ja kuidas nüüd 2010, kui see ekspordipõhine kasv tuli, see sinised mummud, see tööstus oma on läinud ülespoole ja majandus tervikuna allapoole, mis on vastupidi sellele, mis enne oli. Ja selle mõte on lihtsalt näidata seda, et mida ka Saksamaa kogemus hästi näitab. Et Euroopa tulevikus on väga oluline, et säilib mingisugune osa tööstust, mille ümber tulevad oskusteenused, teadus-arendustegevus ja kõik see. Ja need riigid, kes on lahti saanud tööstusest, see tööstus on nii palju muutunud maailmas ja see on praegu niisugune tööstus, mis vajab juba ülikooli haridusega inimesi, kes seal nende riistadega tegutsevad. Et see ei ole mingisugune tööstusrevolutsiooni aegne, on tööstus. Et see tähtsus tuleb siit ikkagi selgelt välja. Nii, mis nüüd edasi saab? Siin kõigepealt praegu on näha selgelt, et võiks hakata uus selline tsükkel, et ühelt poolt on selle eelmiste perioodid selle kasvuga, mis nüüd eelmine aasta oli ja üle-eelmine aasta, oleks vaja uusi tootmisvõimsusi ka teha ja investeerida vaja. Nüüd ümberringi on suur ebaselgus, ei tea, mis saab. Pangad ei ole üldse valmis enam rahastama. Pangad põhiliselt on nõus raha andma ainult energeetikasse ja võib-olla veel paari kohta. Väga raske on sealt, siin võite teie kommenteerida, ei ole kerge saada praegu laenu. Ja nüüd materiaalse põhivara investeeringud kukkusid vahepeal ikka väga kõvasti. Siin on see ka niimoodi visuaalselt ka näha, kuidas seal 2,5 miljardi pealt kukkus 1,5 miljardi peale ja nüüd 11 oli esimene aasta, kus jälle see tõusis investeeringute maht, aga samal ajal, mis on huvitav, ettevõtted ei rahastanud seda mitte pangalaenu kasvuga Eestist, vaid nad rahastasid seda kas omavahenditest või laenasid hoopis ise väljaspoolt Eestit. See on esimest korda, kus Eesti ettevõtted laenasid, ilmselt suuremad ettevõtted, laenasid otse ise välismaalt pankadelt ja ei võtnud üldse Eesti pankadest. Ja selle kohta on mul tegelikult täpsemad numbrid ka. Aga siin on näha, kuidas ettevõtete laenuportfell või portfelli muutus on stabiilne läbi kogu kriisi, mingit olulist tõusu ei ole näha. Ja sama on ka majapidamiste seis. Siin on nüüd näha jällegi visuaalselt ilusti majapidamiste laenud
eluasemelaen, tarbimislaen ja autoliising kõik kokku. Ja 2009–2011 on nagu mõõdetud ühesugune iga kuu enam-vähem samas mahus. Ja sellest me räägime pärast see sisetarbimise küsimus, et see näitab, et inimesed on muidugi ühelt poolt ettevaatlikumad, teiselt poolt nad ei saa ka laenu teatud rühm inimesi. Nüüd ma tahtsin rääkida optimistist ja pessimistist mõlemast natuke. Et kui me räägime kõigepealt nüüd seda optimisti vaadet, et kõigepealt võib öelda, et ekspordi selline võime müüa taastus 2010 ja 2011, et tootlikkuse ja palgakasvu suhe nagu läks paremaks, ma näitan nende kõigi kohta veel pilte ka või kõigi kohta võib-olla mitte. Ja et inimesed hakkasid eriti eelmise aasta teisel poolel ka rohkem julgesid osta, jaemüügi indeks on uuesti nagu plussis, aga mitte väga suures plussis. Ja riigieelarve tasakaalus, kõik nagu, need on positiivsed asjad. Nende illustreerimised on siin ka. Kaubavahetus, siin on eksport ja import ja miks see tähtis on? Varem siin, mis siia peale ei mahu, oli periood selline, kus me iga aasta importisime mingi 30% rohkem, kui me eksportisime. Ehk tarbisime hulga rohkem, kui me oleks nagu teenitud raha eest võinud. Ja see käis ainult selgelt ju laenatud raha arvelt. See on asendunud enam-vähem tasakaalus arenguga. Nüüd see teine pilt, see näitab nüüd väga mitmeid asju ja päris kirju pilt on, aga ma võib-olla sellel peatun pikema. Siin see punane joon paremal pool, see 5% on seal selle joone juures, see on, kui palju on keskelt läbi iga kvartal kasvanud tööjõu tootlikkus. Ehk kui palju on siis loodud uut väärtust, see tähendab, et seda mõõdetakse ju 3 asja on seal koos, tööjõukulud, kasum ja põhivara asendamise kulud ka, need 3 kokku jagatakse inimeste peale, arvutakse seda. Nii, tootlikkuse kasv oli keskelt läbi kuskil 5%. Ja nüüd, ütleme, Saksa mudeli järgi tähendaks see seda, et palk võiks ka tõusta kuskil 5%. Meil vahepeal, kui siin see laenubuumi aasta oli, on ju näha, mis toimus tegelikult keskmise palga nominaalkasvuga, mis oli mitte 5, vaid oli 20% kvartalis ja 15 kvartalis. Ehk selle 5 peal oli siin 15% vahe. Ja seda ma olen siin ennegi rääkinud ja see lõpuks viiski ettevõtte tätta ja nad ei suutnud enam müüa. Nüüd, mis kriisi käigus juhtus? Müük kukkus ära, tootlikkus langes sellepärast, et ega siis inimesi ei saanud nii palju nagu töölt ära saata, kui palju müük langeb, et mis siis pärast kriisi saab. Et seal tehti ikka osaajalist tööd ja püüti neid säilitada. Nüüd kriisi järel siin, kui juba tulud uuesti käima läksid, müük taastus ja selle tulemusena, kuna nüüd oli töötajaid vähem, siis tootlikkus töötaja kohta kasvas niimoodi hüppeliselt kuskil 10%. Ja nüüd viimase sellise paari kvartali juures on see enam-vähem nulli peal. See tähendab, et me oleme uuesti inimesi juurde võtnud, aga me müüki ei suuda enam nii palju kasvatada. Ja see tähendab, et see tootlikkuse kasv on aegustunud selline. Palgaga oli siin lugu, siin on ka välja toodud reaalpalk, ühesõnaga inflatsiooni ka arvestatud. Ja kui me vaatame reaalpalka, siis reaalpalk oli lausa negatiivne. Siin mitu kvartalit järjest olid allpool nulli. Ja alles 2011 lõpus jõudis reaalpalk üle nulli. Ehk kui me inflatsiooni arvestame, siis meil ei olnud mitte nii, nagu me räägime, et Saksamaal oli ta nulli lähedal. Meil oli ta isegi -4, -5 mitu kvartalit siin. Ja nii, et see on võib-olla siin üks selline teema, mille juurde ma tulen veel tagasi. Nüüd, mis oli nagu positiivse poole pealt Eestis üks selline elektroonikafirma Ericsson tuli sisse, asendas Elcoteki ja need tooted, mida nüüd Ericsson tegi, olid keerulisemad tooted. Ja nende puhul see tootlikkus töötaja kohta kasvas. Siin on näha, mis elektroonikasektoris hakkas toimuma 2010. Ja see lükkas kogu tööstuse numbreid ka ülesse, sest see Ericsson müüs väga palju ja see oli ühelt poolt positiivne. Pärast ma räägin negatiivse poole pealt, et see on ka teist poolt oht, kui me sõltume ühest ettevõttest nii palju. Ja riigieelarve tasakaalust on meil nii palju räägitud, et sellega ma siin vist nagu ei hakka väga tegelemagi, et kuidas eelarve suutis minna jälle enam-vähem tasakaalu. Nüüd edasi, järgmine on nüüd siis selle sama asja teine pool, et me räägime ka nendest pessimistlikest pooltest, et ekspordi kasv oli väga suur, aga see oli väga suures osas ühe tööstusharu ja võib öelda isegi ühe ettevõtte põhine. Ja siin oli eelmisel aastal kuskil keskel periood, kus Ericsson andis 1/4 Eesti ekspordist.
üks ettevõte. Ja kui nüüd sellega midagi juhtub, siis on kohe nagu eksport kukub kolinal. Nii et see ühe ettevõtte põhisus oli väga suur probleem. Ja teine asi, millest ma siin rääkisin juba, et tootlikkuse kasv aeglustub ja palgakasv, niimoodi see surve palgatõusul on väga tugev ja kes praegu ettevõtjad on, teavad, et see on asi, mis tõepoolest nagu survestab meid kõvasti. Ja nüüd erasektori võlg on suur ja see tähendab, et siseturul lihtsalt tarbimiseks ülejäävat raha ei ole juurde tulemas. Ja neid ma ka natuke nüüd ise siin illustreerin. Kõigepealt siin on nüüd näidatud, millised on need toodangu kasvu trendid ja see Ericssoni valdkond, elektroonika, näete, siin on skaala ära katkestatud. See kasvas 9 korda, mitte protsenti, vaid 9 korda, 900%. Ja see tähendab, et üks sektor pani nagu üles tänu sellele ühele ettevõttele. Kõrval jälle väga suured sektorid ja klassikalised sektorid. Puidutööstus aastal 2011 toodangu mahu järgi, kui me võtame arvesse, oli seal alles 2007. aasta tasemele järgi jõudmas või tagasi jõudmas. Või masinatööstus, toiduainete tööstus siin 100 juures, metall oli natuke üle 100. Ühesõnaga, see ühe sektori nagu põhine areng annab ilusaid numbreid, aga see ei ole nii laia põhjaline. Ja selle niimoodi värviliseks illustreerimiseks ma leidsin isegi rahamini ühe slaidi, kus Ericsson on eraldi kastina nüüd välja toodud. See kast on siin nüüd Ericssoni kast. Kohe eraldi näha, mismoodi üks ettevõte andis juurdekasvu ja niipea, kui tema ei kasvanud, niipea läks eksport kokku indeks kohe sinna nulli. Et sa enam ei kasvanud. Nii et see selline ühe ettevõtte põhisus on väga ohtlik. Aga nüüd ma jõuan selle pildi juurde, mis räägib sellest sisetarbimisest ja seda ma nüüd jälle sain edasi arvutada, sest tulid uued numbrid välja. Ja mis siin pildi peal on, see on minu arust päris nagu oluline pilt. Siin ma tegin selle rehkenduse, et võtsin kogu Eesti, kõigi inimeste, kes töötavad Eestis palga. Kogu Eesti palk kokku. Sotsiaalmaksu siin ei ole. Nii et see sinine number siin on Eesti inimeste palgafond. Ja see on siis 3,2 miljardit ja see on miljonites eurides, nii et see on, kui me siia paneme koma, siis on miljardites. 2008 oli meil siis kõige kõrgem palgafond, mis oli 6,2 miljardit eurot. Järgmine aasta 2009 oli ta 1 miljardi võrra väiksem, 5,3. Ja siis oli ta 5 ja nüüd selle aasta esialgsed andmed on ka olemas, on 5,5. Aga see ei ole veel nüüd kõik see raha, mis tarbimisse tuli. Teine oluline osa on see otsas, siin see punane elektroonikas tükk. Ja see on nüüd, kui palju siis mingil perioodil erasektor, mitte erasektor, vaid majapidamised, eraisikud, laenasid raha juurde pankadest. See, kui ta on ülevalpool, siis laenasid ja kui on allpool, siis maksid tagasi. Nii et see saldo, laenujäägi saldo on siin otsas. Ja kui me need kaks kokku liidame, siis 2007 oli nii, et me võisime kokku tarbida või tarbisime 7,3 miljardit eurot. Ehk see 5,6, sellele tuleks juurde liitas 1,8 ja saame isegi peaaegu 7,4. Nüüd, kui me võtame 2010 või isegi 2011, siis on 5,5, millest tuleb maha lahutada. 165, ehk inimesed mitte ei laenanud pankadest juurde, vaid maksid tagasi. Ehk see saldo oli negatiivne. Ehk sisetarbimine selle kõige lihtsamal meetodil 5,4 miljardit. Ja mäletate, enne oli 7,4. Me oleme 7,4 pealt taga 5,4 pealt. Ja loomulikult ei saa siis sisetarbimise põhjal nagu teha imet ja kuidagi tohutult kasvada. Veelgi enam, nüüd kui me seda trendi vaatame, mis siin on, siis loota seda, et see jõuab kuidagi nüüd loomulikult teel, see palgafond 7,4, see võtab aega 5 aastat või rohkem veel. Ehk selle pildi nagu mõte on, et see sisetarbimise peale üksinda ülesehitamine, see lihtsalt ei toida, see ei vii edasi. Ja siin on mul siin kõrval veel teine pilt, et nüüd selle kriisi ajal inimesed on veel ebamäärasuse vältimiseks üritanud veel hoiustele raha panna, siin 300 miljonit pandi eelmine aasta hoiustele juurde, mis läks ka käibest maha, mis tuleks sealt eelmisest tulbast veel ära lahutada, mis ootab millalgi uuesti käiku minekut.
Ja nüüd me jõuame nende riigieelarve numbrite juurde ja see on nagu, siin on hea, nüüd on minister ka, kes võib kommenteerida pärast veel neid numbreid, aga mis need on ametlikud dokumendid, see on Rahandusmini täitsa ametlikud paberid. Ja kõigepealt esimene on riigieelarve tulude prognoos ja ma näitan siin paari rida, pärast tulevad slaidid ka, kus on joonised. Toetuste rida. Aastal 2012 meil on see aasta saab olema tõeline raha aasta, investeeringute aasta, kus on kõik CO2 raha ja kõik Euroopa rahad 1,2 miljardit. Järgmine aasta 1 miljard, järgmine aasta 800 miljonit, 700 miljonit, 600 miljonit. Ühesõnaga iga aasta vähem kui enne. Tegelikult seal tuleb pärast veel, need numbrid on näinud veel väiksemaks. Ja nüüd all on kogu eelarve kasvunumbrid. 2013 kasv 1%, 2014 kasv 0,9%. 2015 2,3% ja 2016 4%. See 16 on veel eriti selline ennustuslik ka, ma ütleks. See tähendab, et tegelikult riigieelarve enam ei kasva, vaid stabiliseerub. Miks? Sellepärast, et me näeme, et me oleme ju selgelt juba ainult, põhiline selline investeeringud toimuvadki ainult Euroopa rahade arvelt. Ja kui neid ei ole, siis ei olegi. Ja ma näitan neid siin veel neid pilte. Siin on nüüd see riigieelarve tulud niimoodi veidi visualiseeritud. Ja sinine osa on maksutulude osa ja see ülejäänud osa on siis mittemaksuline, kus on põhiline osa ongi toetused, see on Euroopa Liidu rahad, Norra rahad, CO2 rahad, erinevad need rahad, mis tuleb mujalt. Ja me kogu aeg pahandame kreeklaste üle, kuidas nemad ei oska majandada. Tegelikult me peame ju seda ka tunnistama, et me oleme toetustest elav riik. Kui meil toetusi ei oleks, siis meie riigieelarve puudujääk oleks 19% järgmine päev. Võib ju öelda, et aga siis me teeme kulusid 19 vähem. Seal on oma tõde, seepärast, et osa neid kulutusi on tõenäoliselt sellised, mida ei peakski tegema. Mis? Kreekad on sellised, neil on koos toetus. Õige. Sellega ma olen nõus. Ja seda, et nad toetusi ei suuda ära kasutada, seda ma ka tean ja see on probleem täiesti. Aga vaadake siin seda rohelist. See on nüüd eelarve kasv võrreldes eelmise perioodi. See läheneb sujuvalt nullile. Ja ma mitte ei taha parastada, vaid ma tahan arutada, et mis nüüd ikka teha selles asjas. Et ma näitan need asjad ära. Nüüd edasi järgmine pilt on riigieelarve kulud. Riigieelarve kulude kogu maht läbi selle perioodi. 6,6 miljardit, 6,5 miljardit, 6,5 miljardit, 6,7 miljardit, 6,8 miljardit. Lähimus tulevikus mingisugust kulude kasvu ei toimu. Ja siin all on siis see välislaekumiste raha ja siin on nüüd 2016 number veel väiksem kui selles eelmises paberis. See on nüüd võetud see 4 päeva tagasi, kui ilmus see riigi eelarvestrateegia dokument, mis on väga huvitav lugemine. Nii. Ehk kui me siin võtaks inflatsiooni veel arvesse, siis tegelikult me võime rääkida, et eelarve kahaneb. Ostuvõime mõttes. Ja nüüd mis on nagu teema praegu ja mis on tõsine küsimus on ikka see, et praegu kui lugeda kõiki neid dokumente, kogu eesmärk on eelarve tasakaal. Ja kui lugeda maksu osa, siis eesmärk on maksukoormuse langetamine. Ja siin on see kõik üksikisiku tulumaksu langetamine ja kõik need asjad on seal sees. Ja nüüd investeeringute osa on selgelt ainult Euroopa Liidu vahendite peal. Ja nüüd see meie kogutud maksutuludest enam investeeringuid üldse teha ei saa. 3/4 on niikuinii kohustuslikud kulutused juba ja see sotsiaalkulud lähevad veel üles. Ja nüüd ma näitan seda, mis seal oli, see on sealt võetud, seda ei ole mina nagu välja mõeldud. See on riigi investeeringute kava aastani 2016. Valitsemisalade investeeringud riigieelarves lakkavad olemast. Tähendab aastaks 2016 praktiliselt teedeehitused ja kõik sellised tegevused, mida Euroopa rahastab, lakkavad olemas. Ja see on praegu ametlik dokument, see ei ole mingisugune soolapuhumise jutt, et nii võib olla. See ongi strateegia, mille järgi käitutakse. Ja siin näete üleval on see CO2 rahad, mis nüüd tulid erakorraliselt ja mis sellel aastal teevad väga palju tööd. Selles mõttes ma ütlen lühiajaliselt, see aasta saab olema see, kus meil tõepoolest sisetarbimisel põhinevat kasvu ongi.
ja kus ma lähen nagu vastuolu sellega, mis ma enne ütlesin, et inimeste taskute põhjal võetes ei saaks sisetarbimisel põhinevat kasvu olla. Aga see aasta tänu sellele, et riigil on kumuleerunud kohustused kõik see raha ära kasutada, siis see aitab meil see aasta kasvu tegelikult hoida. Nii et sellega ma olen täitsa nõus, aga see investeeringu perspektiiv ja siis tekib nagu küsimus, et kas ikka nii saab olla. Ja mul on siin, ma kirjutasin mõned laused siia ülesse ka, et tegelikult räägime ikkagi, mis nüüd siis mis meil praegu on toimumas. Et me tegelikult ju teeme, ma panin selle rehepappi siin jutumärkida, aga me üritame teha ju rehepappi. Ühesõnaga, me ühelt poolt tahame oma maksud alla tõmmata, öelda, et teised hoidke maksud üleval, koguge raha, andke Euroopa eelarvesse, meie võtame sealt raha, meie hoiame maksud all, aga teie kõrgete maksudega teenitud rahaga me investeerime. See on ju see, mis praegu on tegelikult see mudel. Ja see on mudel, mis tegelikult Euroopas ei lähe läbi enam. Ja siin, ma arvan, et siin kindlasti juba ministri kõnes räägitakse ka seda, kuidas järgmise eelarve perspektiivis riigid kõigepealt tahavad oma panust vähendada ühisesse eelarvesse, et Euroopa eelarve on väiksem, siis on see 2,5% temaatika, see põllumajanduse kohtlemise temaatika ja seal on palju vaidlusasju. Aga mis ma tahan öelda, et selles valguses peaks hakkama nüüd mõtlema, kas ikka kõik maksupoliitikas on niisugune, et seda ei tohi muuta. Kas ikka niisugune riik on jätkusuutlik riik? Ja ma ei ole üldse selle poolt, et siin me hakkame mingi lauspopulismiga tegelema. Mõtleme selle peale, kas ettevõtte tulumaks niisugusel kujul, nagu praegu on kasuks Eesti tavalisele ettevõtjale või kellelegi teisele. Kas me ühesõnaga tegelikult sekkumine praegu on õige koha peal? Ja ma olen siin toonud ikka seda võrdlust, et kas see, kui me räägime, et me kohtleme võrdselt kõiki, tähendab seda, et kas siin kuskil, ma ei tea, Allistes ettevõtja ja Tallinnas kesklinnas olev ettevõtja on võrdselt koheldud. Loomulikult ei ole. Ja see poliitika, ühesõnaga siin on vaja mõelda. Ja mis mulle väga häiriv oli, et eelarvestrateegias tootlikkus märgiti ära kui tähtis eesmärk. Ainult, et kus on mingi elementaarne idee, kuidas seda tõsta. Sellest ei taheta üldse tõsiselt ette võtta. See ei ole niimoodi, et ühe läpuliigutusega me tõstame. See on terve kompleks, horisontaalne, üle erinevate valdkondade. Ja praegu on see täiesti abstraktne ja see on seal 73% muide on nüüd. Me ei räägi enam 5 rikkama riigi hulka jõudmisest, me räägime 73%. See on ka kavalalt pandud, sest 75 on see, kust edasi Euroopa osa toetusi ära langevad. Aga 73, ma ei arva, et see nüüd nii küüniline on, aga tegelikult kukub nii välja. Ja ma ei oska selle kohta kommenteerida. Ja see, et eelarves sotsiaalkulud kasvavad, see on siin ka näha. Ma ei hakka sellega, mul pole nii palju aega siin rääkida, et ta jõuab 48%. Aga nüüd me jõuame selle asja juurde, et mis siis nüüd teha ja ma siin arvan, et üks õige olulisemaid asju, millest siin ikkagi ma praegu selleks peaks eraldi loengut pidama, on teema ikkagi, kuidas tõsta laiapõhjaliselt tootlikkust Eestis. See tähendab, et väiksed ettevõtted saavad paremaks ettevõtteks, suured ettevõtted veel paremaks ettevõtteks ja kogu riik teenib selle nimel, näeb vaeva selle nimel. Aga praegu on niimoodi, et suur osa Euroopa rahadest on niisugused kohustuslikud. Me oleme ise need kastid ise vedanud niimoodi, et kohustuslikult saame raha ära kasutatud. Linnuke kirjas ministeeriumil on hea protsent täidetud. Muidugi, suur osa Euroopa raha on väga asjalikult kasutatud, ma ei taha üldse nii öelda, aga seal on reservi kõvasti, kuidas paremini teha. Ja selleks peab olema mingi plaan, aga siin Olustvere ürituse jaoks ma mõtlesin, et ma panen ikka lausa kirja veel, et mida võib-olla siin ei peaks rääkima, aga tundub, et on vaja rääkida, et regionaalarengu alus on ettevõtlus. Mitte ei ole mingid vanade kodud ja sotsiaalhooldus ei ole see, vaid see, kui on töökohti, kui on häid töökohti, siis kõik muu tuleb sinna ümber. Ja sealt hakkab kõik pihta. Ja see maakondade tasandile sisu andmine, ma ei näe, varsti on hilja teha lihtsalt seda. Praegu on eriti küüniliseks läinud, just oli MKM-i ametnikega siin mingi kohtumine, et miks me ei võiks anda sinna terve hulga rolle. Aga neil ei ole kompetentsi. Siis on väga hea, siis ütlemegi, et kompetents on mingi 10 ruutkilomeetri peal Eestis ja seal ongi kompetents ja seal kõik toimubki. Et selline riik kaua enam ei saa niimoodi edasi minna.
Vastasel juhul rahvas lihtsalt valib teise koha, kus elada. No see on ju juhtunud praegu. Need 10 000, kes töötavad mujal. Ja mul on siin terve rida nagu mõtteid, et missugused EAS-i toetusmeetmestikku võiks suures osas anda maakondade otsustada, kus teatakse väga selgelt, mis vaja on. Ja siin on sellised lihtsad asjad, innovatsiooniosakud, starditoetused ja sellised asjad, miks peab seda otsustama seal Lasnamäel Veeru peal EAS-i majas. Samal ajal oleks eriti oluline, et see toetuste andmine maakonnas oleks koos töötukassa tegevusega ümberõppeks, keskkonnainvesteeringute, kõik see, mis siin ümber on. Ja kui niisugune kompetents siia tuua ja kujundada, siis see maakonna tähtsus iseenesest tõuseb. Ja siis hakkab tekkima ka see huvi, ühesõnaga, miks need omavalitsused, kes praegu nagu ajavad oma rida kõik, tunnevad, et ongi vaja koos teha. Ja see oleks nagu loomulik meetod, kuidas me saaksime seda probleemi lahendada, et meil on praegu üliväiksed omavalitsused, kellele ettevõtluse arendamine ei ole üldse ülesanne. Nad teevad seda siis, kui see neile meeldib, aga see ei ole nende ülesanne. Ja see on ju kummaline, kui me räägime, et omavalitsuste tasandil kõige tähtsam funktsioon puudub. Kõik muu on. Nii et see on, ma arvan, väga tähtis. Ja nüüd see laiapõhjalisusest ja sellest, kuidas seda tõsta, seda tootlikkust. Ma läidan 2 pilti 2 erinevast uuringust. Ja siin on üks on see Maaja ja Maaja Vadi ja siin tegid seda juhtimisuuringut 2011 ja mis on väga huvitav lugemine. EAS-i kodulehe pealt saab vabalt seda salvestada. Ja siin on üks pilt, see näitab Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete plaani, millised plaanid neil on tulevikus, kellel üldse mingid plaanid on. Ja kui seda vaadata, siis selgub, et kõige pikem planeerimise periood on enam-vähem 1 aasta. Ja suures osas isegi seda ei ole. Toimub selline biost suhu elamine. Ja see ei ole mitte isegi kriitika, vaid see on probleem, et väikeste keskmiste ettevõtete juhtimine vajab olulist parandamist ja abi meie poolt ka. Ja kui me selle ära teeme, me saaksime laiapõhjaliselt, kui need kõik 94% Eesti ettevõtetest saaksid 5% paremaks, oleks see juba suur samm edasi. Ja see ei ole mingisugune tuumafüüsika, mis seal on vaja. Normaalselt mõistlikku ettevõtte juhtimiskogemust ja seda on vaja. Ja see tähendab, et oleks vaja mingit, ma ei tea, juhtimisosakut, auditiosakut, et minna ettevõtted üle vaadata ja siis öelda, mis oleks need asjad, mis oleks kõigepealt vaja teha. Ja aidata nagu edasi. Ja teine pilt on ka, ja see on mulle võetud EAS-i tootmisjuhtide uuringust. Ja seal oli palju asju, aga vaadake siin kas või seda, et ressursside kasutamise efektiivsuse küsimused olid. Ja 16% vastanutest mõõtsid üldse kuidagi moodi oma seadmete kasutamise efektiivsust. 84 mitte. Kusjuures 63 ei olnud iialgi kuulnud, kuidas seda teha. 30% teadsid mingit tootmisjuhtimise metoodikat. 40 ei olnud kuulnud. Mida me räägime teadusarenduse kuludest ja mingisugusest tohutust tarkvaraarenduse mingitest investeeringutest ja kõigest, meil on elementaarsete küsimustega vaja tegeleda. Või mitte elementaarsete, vaid nendega, mis annavad kiiresti kasu. Ja see ei ole mitte nende ettevõtete halvustamine siin, vaid see, et kuidas nad on tegelikult jäetud oma pead. Kas nad saavad hakkama või saa, see on nende oma mure. Surevad ära, ei ole probleem, ongi parem. Et see on tegelikult praegu niimoodi. Ja siin me tegime ise suurema sorti masinatööstuse uuringu ja ma sellest ei saa siin enam ei ole aega nagu pikalt seda rääkida. Aga seal me jõudsime ka järeldusele, et nagu 3 tüüpi nagu varianti on, mida teha seal sektoris. Ja üks on see sama ärimudeliga nagu on edasi panna. Ainult, et teha nüüd seal erinevat laadi uuendusi. Teha protsessi innovatsiooni, teha selliseid asju, mis on sellised, ütleme, terve mõistuse asjad. Teed protsesse paremini, praaki vähem, kasutad sõnaga tehnoloogiat paremini. Teine asi, parandad seost teiste väärtusahela lülidega. See on need tarne, kellelt sa materjali ostad, mitte üksinda ei osta, vaid kambaga ostad. Et sul on need koostöösuhted on sellised pikaajalisemad. Ja see on, ma ei saa siin neid nii pikalt praegu avada, aga ühesõnaga on terve rida asju, mida saab teha, et innovatsiooni ettevõtte tasemel teha. Ja seda pilti ma olen siin ennegi näidanud. Nüüd teine asi on niimoodi, et kui ettevõte leiab, et see asi, mida ta praegu teeb tegelikult, ei
ei tooda. Ühesõnaga, et ta peab midagi teist hakkama tegema. Praegu ta on mingi lihtne tootja, aga nüüd sellest tootjast ta muutub selleks, kes koordineerib tootjaid. Ehk ühesõnaga, ta otsib endale allhankijaid üle kogu maailma, kes teevad mingeid tema komponente. Ta ei tee mitte ise neid, vaid paneb neid kokku. Nii nagu öeldakse, et kui sa juba 2 juppi ise kokku paned, siis oled juba võidumees. Kui 3 või 4 kokku paned, hoopis kõvem võidumees, kui sa ise seda ühte ainukest juppi teed. Ja see on väga lihtsalt öeldud, aga nii lihtsalt nagu tegelikult see algus ongi. Et kui seda laadi nagu arenguid teha, on võimalik tootlikkust jälle tõsta. Ja päris omaette teema on see, kuni jõuda oma brändini ja üldse nagu selle tootmise valmistamise juures odavad protsessid ära anda. Mul olid siin näited ka, ma olen rääkinud siin Kodumaja tehasest, kes mängis algul kogu oma tähelepanu Norra turule ja kuidas siis, kui see turul seal probleemid tekkisid, kuidas nad olid siis hädas ja kuidas nad selle järel hakkasid näiteks Taani turule minema ja kuidas nad seal ei olnud enam need, Kodumaja tehas paneb neid, teeb kuni 5-korruselisi maju puitmoodulitest. Ja on selles valdkonnas täitsa nagu kõva tegija maailmas ka. Ja nad on liini tootmisel, nii et maja toodetakse liini peal valmis ja koha peal pannakse tegudest kokku. Katusejupid ka kõik tehakse juba vabrikus valmis tükkide kaupa. Ja ühesõnaga, nemad on suutnud selle Taani turu peal praegu väga võimsalt saada hoopis selleks rolliks, kus nemad koordineerivad kogu tegevust. Mitte nad ei ehita maja, vaid juhivad protsessi, kuidas kujundatakse kogu elurajoon. Ja seal on kasumimarginaal hoopis teine, võrreldes selle lihtsa maja tegemise. Et see on lihtsalt näide, et sa saad oma rolli nagu muuta. Siin on veel pilte ka sellest Kodumaja tehasest. Ja ma jätan selle siin vahel. Ja nüüd nende käibenumbrid on siin ka näitavad seda, mis juhtus. Kriisi ajal oli neil seis ikka väga hull. Ja see pani nad mõtlema, et niisugusel moel nagu nad edasi minna ei saa. Ja õnneks oli nii palju nagu jõudu ja taipu ja hakata tõsiselt tegutsema, nii et praegu see 2011 paistab, et neil läks enam-vähem nii, nagu seal peal on. Nii, ja kolmas selline asi on siis see, kui lihtsalt ettevõte võtab ja ütleb, et vaat see toote rida, mida me teeme, ei olegi enam kasumlik ja ei hakkagi olema ja me peame selle asendama mingi teisega. Ja pärast võite neid lugeda, aga põhimõte on selles, et võetakse täitsa uus tooteportfell ette. Ja siin ma ei ole seda ära võtnud, mul on siin näide veel oma Tartu seal jälle tuttavast ettevõttest, kus ma seal tihti olen käinud. Ja Estiko Plastar oli püsti hädas siin, kui tuli see, ütleme, ehituspuum lõppes ära ja nemad tegid ehitusmaterjali pakendit. Ja oli täielik probleem, ettevõttel ei ole midagi teha. Ja siis nad leidsid, et aga nüüd üritame siis minna toidukaupade pakendi peale. Ja tundub, mis vahet seal on, vahe on väga suur, täiesti teistsugused nõuded, värvid, fooliumid, värgid, kõik seal juures. Ja tegidki ära ja nüüd 2011 numbrid on neil hoopis head. Ma ei saanud neid siia veel panna, neil ei ole ametlikult vist veel nagu väljas. Nii et suutsid sellest välja tulla, tegid selle pöörde ära. Ja nüüd kokkuvõtteks ma siin jätan selle sama pildi juurde, siis on ikkagi teema selles, et ka väga tähtis on see, et me räägime teadmuspõhisest Eestist, aga me räägime enamasti seda kui nagu väga loosunglikult. Aga seda ei tohiks rääkida loosunglikult, vaid mõelda, miks see koostöö ikka praegu ei käi niimoodi. Ja see on see koht, kus ülikoolil on nagu, ühelt poolt ülikool ei saa öelda, et Eesti ettevõtlus on selline, et ta ei sobi meile, et ta on liiga lihtne, meil on palju keerulisemalt vaja. Siis ma küsin nagu ülikooli pealt, et aga miks meie ülikool siis ei suuda teha koostööd maailma suurte kontsernidega, kes võiksid meile olla sobivad partnerid. Ja siis selgub, et tegelikult motivatsiooni ei ole. Seesama Euroopa teadusprojektide raha, 7. raamprogramm, 6. raamprogramm, Interregid, on see, mida on palju kergem realiseerida, kui mingi ettevõttega suhelda ja seal vaja näha. Ja see näitab, et see kogu motivatsiooni mudel, mis ma arvan, saab järgmise teadmuspõhises Eestisse sisse kirjutatud, peab olema selline, mis tegelikult ka motiveerib ettevõtjatega koostööle. Ja teiselt poolt on vaja aidata ettevõtjaid, et nad üldse julgevad minna ülikooli juurde ja hakata midagi tegema. Ja siin on positiivne näide innovatsiooni osakuprogramm, mis on selgelt praegu olnud väga nagu hea näide. Ma tean, et ülikooli see praegu meie ettevõtlusosakonnal, seal on teadusarenduses vist 160 innovatsiooni osakut on praegu. See tähendab, et väiksed ettevõtted võivad julgelt pöörduda teadusarendusosakonna poole ülikoolis
ja öelda, et vaat meil on mingi probleem. Ja seal ei ole isegi oma finantseeringut vaja. Need ei saa olla väga suured asjad, aga väikeste ettevõtete jaoks on mingi 10 või 12 000 eurot on suur raha, millega saab midagi teha. Ja kui neid mitu tükki küsida järgi mööda eri probleemidele, ikka aitab edasi. Aga siin oleks vaja teha veel, meil oleks vaja teha näiteks praktika osa. Elementaarne asi, mis peaks olema. Et ettevõte on valmis võtma endale inimesi ülikoolist lõpetajad või ka nendest erinevatest teistest koolidest praktikale ja selle praktika osaku arvel see inimene, kes tegeleb praktikantidega, osa tema tööajast kaetakse ära. Sest mõelge väike ettevõte, ta ei saa ju lubada, et temal on 10 töötajat ja ühe võtab nüüd ära ja see hakkab praktikantidega tegelema ja kogu see lihtsalt ei toimi. Et seda laadi nagu asju on päris palju, mida võib siin välja pakkuda. Aga praegu üks väga huvitav selline sund, mis tuli Euroopast ja ma arvan, mis on meile kasulik sund, on targa spetsialiseerumise nõue. Euroopa regionaalarengu rahade juures nõutakse riigilt targa spetsialiseerumise strateegia väljakujundamist. Ja see on üks väga keeruline asi, sellepärast, et seal peab vaatama majanduse struktuuri, teaduse struktuuri, maailma trende, ressursibaasi, mida riigil on ja kuidas need kokku sobivad. Ja nagunii on seal valikuid vaja teha. Nii et see, ma arvan, on väga huvitav asi, mis hakkab ees olema, aga nüüd mul on juba 5 minutit üle aja, nii et ma vabandan, natuke läks üle. Aitäh! Ma arvan, et kindlasti on paar asjalikku küsimust ka tulemas, aga sa võrdlesid siin Alliste ettevõtjat ja Tallinna ettevõtjat, et mina olengi see Alliste ettevõtja. Ma tean, ma olen Õisu mõisas käinud ja ma kujutan hästi ette, kui palju, ma võin tuua teisi näiteid, kuidas ettevõtjad, kellel on elektrikatkestuse tõttu sulanud või külmunud plastmassvormidesse ära ja kõik tuli minema visata. Meie küsitluse tulemus. Ma võin firma nimega öelda, kui väga nad ei pahanda. Ma parem ei ütle, jah. Aga ma siin ennem... Aga nii juhtus. Võtan Marju Lauristini jutu, siis ma tundsin ära, et minu väärtused on üks väga naiselikud ja mõtlen nagu naine ambitsioon ei ole väga suur, et neid suuri tehaseid ehitada ja mina leian, et minu eelis Allistes on parem kui Tallinnas, nii et mõned Tallinna ettevõtjad võiksid mind kadestada, sest see, mida kaubaks teen, ongi see kohabränd, milleni sina jõudsid ja millest Marju Lauristin rääkis. Ja mis sa arvad, et see koht, kus sa just praegu lõpetasid, mulle väga meeldis, et kas sa näed siit edas või saad avaldada saladust, et mis on see siis väljapool Tallinna ja Tartut, see ressurss, mille pealt sa näeksid head äri? Meil on ressursse kõvasti. Ja kas see kohabränd on tegelikult? No kohabrändiga on nii, et oleneb ju, kellele sa müüd. Ma räägin, et kui sa hollandlasele müüd seda võimalust, et tal ümberringi ei ole 1000 hollandlast, siis ta on juba väga õnnelik. Ainult, et sa pead leidma need hollandlased, kes tahavad sealt ära tulla ja tunda, et ta on üksinda. Ja neid on palju.